seiralt hea meel, et olete kohale tulnud tõesti sellise tähtsa päeva puhul. Et kui vaadata tagasi seda ajalugu, siis see maja on teinud ajalugu juba sellega, et ta on niivõrd soliidne ehitus olnud siin linnaruumis ja on siiani. Et meie kohus on täna seda veelgi paremini heas mõttes müüa, hoida ja selles suhtes ma julgen küll öelda, et see juurdeehitus, mis siia juurde tuleb, üks peab kaunistama teist. Minu jaoks see pangamaja jätab üha rohkem emotsionaalseid muljeid. Mul on olnud mure ja rõõm olnud ühispanga formeerimise juures olla ja kui tehti Lääne-Virumaal sellest nõuaegsest pangast meil reformiti ringi Nordpangaks, siis ma ei taha pangandus mitte just või kreditit ega teebit õieti, kui valiti nõukogu esimeheks. Ja pärast liitusime ka ühispangaga, et selle maja sisemise rahanduspoliitika juures sai väga palju olnud. Ja sai tunnetatud neid mõtteid ja liine, mis suunas meie ettevõtlus ärivaldkonnas läheb. Ja see ruuduline põrand on väga palju erinevaid inimesi tunnetanud, erinevate mõtetega see sisse tuldud, ära mindud. Ma arvan, et rohkem on olnud siin positiivseid emotsioone kui negatiivseid, aga selgelt on olnud ka äraütlemisi küllaltki palju. Aga tahaks loota, et pangamaja on olnud alati ju tõmbekeskuseks, kui ma ütlesin, et tullakse midagi saama, midagi ära lahendama, et ka tulevikus see hoone oleks sama emotsiooniga, et ei tahetaks taga tema ümbert kaugelt mööda minna, vaid et tullaks siia midagi vaatama ja kaema. Ma soovin täna teile mõnusat konverentsi elamust. Ma arvan, küsimusi on rohkem kui vastuseid, aga ettekanded on kindlasti väga asjalikud, sest inimesed, kes täna siin sõna võtavad ja ülevaate annavad, on oma ala professionaalid ja võtke nendelt läbi kõigi küsimuste maksimum. Mina vabandan teie ees, lahkun, kell 10 hakkab mul juba nõupidamine, mis on varakult maha pandud, mis puudutab järgmise aasta linna eelarve temaatikat, et 15. oktoobriks peame volikogule eelarve üle andma. Peale selle on täna meil EAS-i esindaja, kes tuleb vaatama meie Papiaru tööstuspargi osa, peame seda osa tublisti ära kaitsma, kui täna suudame ära kaitsta, siis loodame, et projekt saab ka positiivse tulema. Aga kui päeva peale jääb aega, astun uuesti läbi ja tulen ka teiega kohtuma. Soovin teile meeldivat ja tegusat toimetamist tänase konverentsi. Aitäh! Aitäh! Ja tänase tähtsa päeva puhul on meie pagarid siis Päts osaliidus, mis on ka Toomase suur lemmik, küpsetanud siukse leiva, mille temaatit pangamajast targa majani ja teades sind, see on suur Pätsi sõber, et iha teile. Aitäh tulemast! Jah, tänan! Edu teile! Nii, ja sõna saab nõukogu esimees Urmas Tamm. Tere päevast, konverentsi tasavõtjad. Kui me reedel omaksime siin seda näitust, mis kajastab selle pangamaja loomise hetke ja kuni jõudmist tänapäeva, siis tuleb tõdeda seda, et need mehed, kes selle otsuseid selle maja ehitada või julgeda ette, vaadake need fotosid, see on tegelikult üks pilvelõhku ja oma aja pilvelõhku ja keset lagedat maad. Kuskilt paistab kirik ja ümberringi pole erilisi ehitusi, et ma nägin ette, et siin Rakvere linnas saab tööline elu käima. Siin võib tuua ka paralleele pangamajast, targamaja, näiteks see projekt on ettevaatav, innovaatiline ja julge. Tänaseks on tark maja koondanud enda juurde või leidnud endale partneriteks praktiliselt kõik kõrgkoolid, tuntud ettevõtjad ja ettevõtted ja ka riigiasutused alles hiljuti saime
ja koostöö Põllumajandusministeeriumiga ja seda just nimelt EIT-i, nimetatud EIT-ide projektiks, see on siis Euroopa Liidu innovatsiooniprogramm, mis on suunatud põllumajanduse valdkonna poole, on ju Lääne-Virumaa põllumajanduspiirkond, hea põllumajanduspiirkond. Nii et iga päev tuleb meile uusi mõtteid, uusi partnereid ja üks tähelepanek veel, et Rakveres räägitakse sellest palju, et kuidagi kesklinn on jäänud tühjaks, erinevad kaubanduskeskused on viidud linna äärde ja mis siis peaks tegema selleks, et inimesi linna tagasi saada. Ja kui ma küsitlesin siin kesklinnas asuvaid ettevõtleid, kes on siit projektis, näiteks üks ettevõte 92 aastast oma äri pidanud, siis nemad näevad ühte olulist tegurit kesklinna elavdamiseks just targa maja projekti, et siin hakkavad käima inimesed, siia tulevad uued mõtted ja kindlasti on see üks tegur, mis aitab kesklinna elavdada. Et ma soovin teile ka ilusat ja asjalikku, pigem asjalikku päeva tänaseks ja uusi mõtteid ja head kohtud. Nii, võib plaksutada küll. Ja täna teeb meil ka peaettekande Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Puustalu, aga alguseks sõna tervituseks ka sulle. Head kokkutunnid. Rääkides sellest majast täna, räägime ka muinsuskaitsest ja kultuuriväärtuste säilitamisest ja minu tänane ettekanne, mis tuleb hiljem, räägib valdavalt muinsuskaitsest üldiselt, mitte sedavõrd sellest majast ja seetõttu nüüd algatuseks tahas soovida teile kõigile, kes siia kokku olete tulnud, head konverentsipäeva ja seda, et räägitakse energiasäästlikkusest, targast majast, sellest hoonest endast, et oluline on see, et inimesed, kes selle majaga on tegelenud, kõigepealt kui see maja loodi, väärtustasid arhitektuuri. Need, kes hiljem on selle maja säilitamisega tegelenud, selles majas olnud, on väärtustanud arhitektuuri ja on väärtustanud kultuuriajalugu. Soovin tänasel konverentsil, et jääks kõlama selline põhimõte, et see, mis on inimeste poolt loodud ja mis on väärtuslik, mitte ainult sellele loojale ja nendele ehitajatele, nendele, kes majas sees on, vaid ka nendele inimestele, kes käivad siin ümber või käivad siin sees oma igapäevaste toimetuste või asjaajamiste pärast, et see mõistmine kultuuripärandisse süveneks inimestes, et see mõistmine kultuuripärandi säilitamise vajalikkusest jõuaks peaaegu kõigini, kes sellest on seotud või kes ei ole sellega seotud igapäevaselt ja et sellised kokkusaamised ja arutelud ja ärakuulamised ja küsimuste vastute esitamised leiaksid aset tihedamini, kui võib-olla seda seni on tehtud. Ja soovin, et meie saali tuleb täna veel rahvast juurde ja et kõik peaksid tänase päeva lõpuni vastu ja soovin kõikidele ettekandjatele, kaasa arvatud ka endale, head sõnaseadmist ja kuulajatele head